Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas koostada elektrivõrgu liitumiskilpi. See on siis see elektrikilp, mis on liitumispunktiks tarbija ning elektrivõrgu vahel. Kuid enne kui ülesannet lahendama asun, toonitan. Elektritööd ise on keelatud. Mina tegelen siin praegu pädevate spetsialistide järelevalve all ning oma kodused elektritööd jätke kindlasti professionaalse elektriku teha. Aga nüüd ülesande juurde. Liitumiskilbis on arvesti, automaatkaitse ning see liitumiskilp tuleb ühendada tarbijaga. Antud juhul on selleks valgusti. Liitumiskilbi elektriskeem on olemas kilbi ukse peal ja tegelikult on see skeem küll väike, aga seest lihtne. Võtan kõigepealt ära mõned kaitsekatted. Nüüd on meil võimalik komponendid mehaaniliselt paigaldada. Kõigepealt panen külge elektriarvesti. Selleks, et arvesti nüüd kinni kruvida, pean kõigepealt avama arvesti katte. Ning kui see on tehtud, saan kinnitada 2 mutrit, mis hoiavad arvestit oma kohal. Elektriarvesti on nüüd turvaliselt liitumiskilbi küljes. Järgmisena paigaldan peaautomaadi ehk siis peakaitsme. Selle kohta annab selge vihje ka see kaitseplaat, mis siin peal oli. All on pealüliti, peal on peaautomaat. Ning ülesande püstitus näeb ette, et me peame kasutama 16 amperist peaautomaati. Kaitsme rakendumise voolutugevus on kirjutatud siia samas kaitsme esipaneelile. 16 amperit. Ühendame selle kõigepealt mehaaniliselt. Kui kaitse on raami sisse asetatud, tuleb siin all 2 kollast naga kinni lükata ning kaitse on turvaliselt raami küljes kinni. Seejärel saame hakata ühendama juhtmeid. Tegemist on 3 faasi süsteemiga, nii et ühendada tuleb ära esimene faas ehk siis siinpoolne juhe esimesse kohta, teine faas teise positsiooni ning kolmas kolmandasse. Järgmisena võin ära ühendada peaautomaadist välja minevad faasijuhtmed. Need on need 3 juhet, mis siin lahtiselt ripuvad ning võime näha, et need on tähistatud L1, L2 ja L3 ehk siis faasid 1–3 ja ühendan need vastavalt siis vasakpoolseimasse, keskmisesse ning parempoolseimasse pessa. Ja peaautomaat on nüüd ühendatud. Antud hetkel on meil siis olemas sisse tulev elektrikaabel, pealüliti, mis on lülitatud välja, seejärel peaautomaat, kuhu lähevad kõik 3 faasi sisse ning peaautomaadist tulevad välja need 3 juhet. Järgmisena peame ära ühendama elektriliselt elektriarvesti. Elektriarvesti jaoks on siin kaane sees olemas skeem, milline juhe kuhu käib. See on küllaltki vähe siit märgatav, kuid klemmid on tähistatud numbritega. Ja tegelikult on juba vabrikust sellisel klemmil need juhtmed samamoodi tähistatud. Ehk siis see juhe, kus on peale kirjutatud number 1, peab minema selle elektriarvesti terminali number 1 külge. Ja sedasi ühendan siis kõik ära. Ja elektriarvestiga on nüüd ühendatud kõik 3 sisse tulevad faasi. Kuid elektriarvest on selline seade, mis vajab tööks ka neutraaljuhet. See on see sinine juhe, mis on samamoodi kilpi juba eelnevalt paigaldatud ning see läheb number 10 klemmi alla. Ja ka neutraaljuhe on ühendatud. Kui ma ühendusi teen, siis
pean alati silmas ka seda, et juhtmed läheksid kogu isoleerimata osaga ilusti klemmi alla. Ehk siis, et selliseid paljaid juhtme otsasid oleks siin võimalikult vähe. See on lihtsalt elektrikutele ohutuse koha pealt oluline asi. Ehk siis, kui järgmine inimene seda kilpi hooldama tuleb, on tal palju väiksem oht selle kilbi kallal tegutsedes. Elektriarvesti on nüüd paigas. Jäänud on veel tarbija ühendamine sellega. Tarbija ning elektriarvesti vahele läheb veel selline detail. Üks ots läheb jämedate juhtmetega elektriarvesti külge ning tarbija ühendatakse selle terminali klemmi teise otsa. Panen selle esmalt mehaaniliselt külge. Ja taaskord ühendamine on väga lihtne ning see detail sobib vaid ühe koha peale. See annab mulle tugeva vihje selle kohta, mis kus olla võiks. Ka juhtmete pikkused on siin väga määravad. Ja täpselt samamoodi, nagu oli arvestisse sisse tulevate klemmidega, on ka siin arvestisse minevad klemmid nummerdatud. Panen need vastavalt numbritele paika. Viimaks tuleb veel ühendada tarbija. Tarbija on antud hetkel ühefaasiline 3 juhtmega. Pruun juhe on faas, sinine juhe on neutraal ning kollase roheline juhe on kaitsemaandus. Antud kilbi ühenduses tuleb kaitsemaandus ning neutraal veel kokku ühendada. Hiljem tarbija juures lähevad need omavahel lahku. Ühendan ära kõigepealt maanduse. Ja nagu näha, ühendasin maanduse otse kilbikorpuse külge ja see kilbikorpus samamoodi on ühendatud selle rohekollase juhtme kaudu otse maasse, ehk siis sellest ka sõna maandus. Neutraaljuhe läheb antud hetkel samamoodi maandusklemmi, mis on sinise kleepsuga tähistatud. Ning viimasena tuleb ära ühendada faasijuhe. Kasutame faas 1. Ja nüüd on aeg teha viimane kontroll. Sisse tulev juhe läheb pealülitisse, seejärel 3 faasi edasi peaautomaati. Siit lähevad 3 faasi õiges järjekorras edasi elektriarvestisse. Elektriarvestil on ühendatud ka neutraal. Elektriarvestist lähevad 3 faasi edasi terminali klemmile ning terminali klemmi esimese faasiga on ühendatud tarbija. Ja tarbija neutraal ning maandus on ühendatud kilbikorpusega. Nüüd on aeg ühendada ära arvesti kattepaneel. Ning kruvin selle kohe kinni ära. Ning paigaldan oma kohale tagasi ka kaitsekatted. Nende kaitsekattete eesmärk on, et kui keegi avab kilbi näiteks selleks, et kaitse sisse tagasi panna, siis ei oleks tal võimalik puutuda kokku selliste osadega kilbist, mis on pingestatud. Ja nüüd paneme kilbile ka nime, sest igal liitumiskilbil peab olema oma süsteemne nimi. Ja tõstame uks ette. Ja liitumiskilp on nüüd koostatud. Nüüd lülitame selle sisse. Kõigepealt pealüliti, seejärel peaautomaat ning arvesti sisse lülitamisel sütiblamp. See näitab meile, et elektrivool jõuab tarbijani ning liitumiskilp on korrektselt koostatud. Ja täpselt nii lihtne ongi ise liitumiskilpi koostada. Kuid see on töö, mis tuleb jätta professionaalide hooleks.